Tõsi ta on jah, et tegelikult täis töökoht ja enamus aega läheb ikkagi spordiseltsi Kalev juhtimisele ja kahjuks midagi teha ei ole, et Martinile jäävad need riismed, mis minust on Kalevi töö tõttu välja pigistatud, nii et ma arvan, et aeg näitab, et kas seda olukorda saab muuta paremuse suunas või vajame veel meeskonda järgmiseks 4 aastaks lisajõudu. Miks sa üldse hakkasid treeneriks? Sa olid ise väga hea kettaheitja siiamaani, aasta jälle läbi, äkki tuleb see 60 meetrit ära, mitmes aasta järjest see juba on 60 sul? No jah, et 21 aastat on tehtud, tänavu 22. aastal hetkel veel maas 58.08. Mitu kuud on aega? No ja Eesti meistrivõistluste pronks veel, et tegelikult on sellises seisus päris põnev veel aeg-ajalt ringi minna, aga treeneriks tegelikult ma hakkasin ikkagi, kuidas öelda, tellimusel, et oli tellimus sportlaste poolt ja kõigepealt siis aastakese aitasin Taavi Peetret ja peale seda siis 2012 2 noort kettaheitjat Priidu Niitu ja Martin Kupperit. Selle aasta jooksul me sõelusime terad sõkaldest ja tundub nii, et tegelikult see otsus oli õige, sest piiratud ajaressursiga pidi nagu otsustama, et kas mehed saavad võrdselt aega või siis tegelikult andekam mees saab sellest välja pigistatud sidrunist natukene rohkem. Staadionil on teada-tuntud tõde, et Martin Kupper juba käib ja eriti räägib nagu sina, et kas on tubli treeneritöö tulemus või valik selline enda sarnane? Ei, mul ei olnud mingit valikut, et tuli 2 meest ja selles mõttes ei olnud nagu noortegruppi, kus siis ise võib-olla oled käe järgi juba voolinud noori, aga ma ise tunnetan ka seda, et tegelikult ma olen käinud abis Kergejõustikuliidu sügisestes noortelaagrites, heitjate laagrites ja ma annan seal edasi teatud teadmisi, aga noorte tööks on vaja tõesti võib-olla sellist kannatlikkust ja kutsumust, et täiskasvanutega natukene lihtsam tööd teha, et võid olla natukene karmim vahest väljaütlemistes ja võib tekkida mingisugune solvumine, aga ma arvan, et mingisugune autoriteetsus peab olema, et noorsportlane peab sellest üle saama ja võib-olla on lihtsam selles valguses nagu täiskasvanud treenida, sest et see on ikkagi väga kõrgele tulemusele orienteeritud ja kui sa tead, et see sportlane tahab sinna kõige kõrgemale jõuda, siis ta peab nii-öelda teatud sacrifice, eesti keeles palun? Pühendumine, ohverdamine. Ohverdamisi, jah, ohvreid tooma ja see ohvrite toomine on tegelikult ju nii treeneri poolne kui ka sportlase enda poolne. Siit oleks hea kohe küsida, et mis sinu motivatsioon on? Olümpiakulla, olümpiavõitja treener olla? Ma arvan, et praegu me ei ole sellele nii palju veel mõelnud, et tegelikult meil see olümpiatsükkel on nüüd lõppenud ja tegelikult uuest tsüklist me ei ole veel arutanud, et mul on hea meel, et sportlane on selle välja öelnud järgmise olümpiatsükli eesmärgi
ja ongi ees sellised, kuidas öelda nüüd, sportlasega analüüsi ja arutelude kohta, et kuidas nagu minna edasi ja alustada seda järgmist 4-aastast tsüklit, et see seisab veel alles ees. Nii et see Tokyo olümpiakuld, mida Martin on mitmel pool välja öelnud, on pigem tema mõte kui sinu poolt peale surutud sundmõte sportlasele, et sa pead minema kulla järgi. Ma usun küll, et see on tal enda mõte ja mina ühtiks selle sama mõttega, aga võib-olla see hooaja lõpus ja uue adra seadmine seisab veel ees, et võiks öelda, et selles valguses on hea olla treener, et sportlasel on ambitsioonikust ja tegelikult on tal väga palju häid omadusi, et sinna pürgida, aga tee on pikk ja konarlik ja ega konkurendid ka ei maga, nii et meil on ka paraku mõõdetav see sentimeetri täpsusega, nii et vaatame, arutame veel seda asja, jah. Sa ütlesid, et täiskasvanud sportlasega saab olla karmim kurjem, et kas Martiniga saab ka kuidagi kurjem olla, et ta tundub selline lõbus ja leebe? Noh, ega minagi olen väljapoole lõbus ja leebe, aga vahest tuleb ette, et tuleb nii olla, kuigi pean tõdema, et väga harva üksikud korrad on tulnud seda teha. Ja tegelikult ega selle aastate jooksul on ka Martin näidanud ennast teatud situatsioonidel sellise emotsionaalsemana, et kui enamus intervjuusid ja võib-olla laiemale avalikkusele on näha, et ta on ka selline hästi rahulik ja noh, isegi sa mainisid, meenutab mind, siis ma ei oska öelda, et kas see on minust tingitud, aga võib-olla mine tea ja kas see on hea või halb, seda näitab aeg, aga tegelikult eks ta ole nagu hea, kui sportlasel on nii-öelda pikk süütenöör, et ta ei plahvata iga pisiasja peale ja plahvatab alles siis, kui on vaja ja õigel momendil. On sul olnud Martiniga selliseid teravamaid diskussioone mõne probleemi, mõne situatsiooni üle? Tegelikult teravat diskussiooni ei ole olnud, et võib-olla väga harva 1-2 korda, et on miskit olnud, aga kuna ma ei ole nagu selline 24 tundi tema kõrval ja ma näen teda tegelikult ka laias laastus ainult treeningutel ja võib-olla treeninglaagris, siis on see aeg, kus sa näed teda pidevalt kõrval, siis ta on väga oskuslik oma igasuguste probleemide, emotsioonide varjamisega, et trennis on ta tubli töömees ja mul jääb temast hea mulje. Arvad, et see variant on nagu parem, et suurel konkurendil Gerd Kanteril on treener, kes on tihti 24 tundi tema kõrval ja paneb ka käed külge isegi, et selline ajaline distants võiks olla või et sportlane saaks ka omaette olla, vähe mõelda, ise analüüsida, mis see ideaalvariant oleks? Ma arvan, et tegelikult Martinile meeldib oma ruum nii-öelda, et ei ole kogu aeg tema kõrval, et samuti on ka meil vahest treeningud, mida ta teeb iseseisvalt ja isegi vahest ka tehnikatreeningud, aga seda kutsub siis ta nii-öelda enese leidmise
momendiks, et noh, ütleme nii, et kui treener kogu aeg seisab kõrval ja ajame perfektsust taga, et liiguta nüüd seda kehaosa siia poole ja toda sinna poole ja kõrgemalt suurema ringiga igasugused pisinüansid, siis tegelikult see on päris väsitav ja ma saan tast täitsa aru, et vahepeal peab nii-öelda ise omaette treenima, saab võib-olla vähem mõelda ja lihtsalt heita, et omast kogemusest ka oskan öelda, et ka minul treener seisis tihti pikalt kõrval, enne kui midagi ütles, et tegelikult on vaja vaadata sellist ühtlast trendi nii-öelda tehnikas, et mitte parandada iga heidet. Sina oled või olid omal ajal, ma mäletan just selline sportlane, kes ei kiirustanud oma arenguga, ei tormanud kuhugi. Et kas sa sama mõtet kasutad ka Martini puhul, et rahulikult astuda, 4 aastat on Tokyoni jäänud, iga aastaga üks koht kõrgemale ja kuld käes? Ma arvan, et tegelikult jah, või kui rääkida treeningmetoodikast, siis võib-olla sellise tehnilise treeninguga on võimatu ennast üle treenida, aga samas küll kangitreeninguga ja kas hüppamise, sprintimise või sellise plahvatusharjutustega, et eks meil ole olnud selline suhteliselt rahulik arengukõver, et aasta-aastalt natukene keerame vinti juurde, aga see kõik oli tingitud sellest, et kui vaadata talle peale, siis ta on selline juba nagu jätab mulje, et selline lihasmägi, aga kui ta on taustsüsteemis teiste heitjatega, siis ta on pigem ikkagi selline peenem poiss ja rääkides nüüd sellest arengust, siis ta tuli 2012, siis tal oli ikka õige mitmed kohad juba haiged, nii et see oli üks eesmärk, et teda üldiselt tugevdada ja keha saaks piisavalt tugevaks, et tulevikus kannatada nagu suurt treeningkoormust ja ma arvan, et ta oli võib-olla seal paaril esimesel noorusaastal peale sõjaväge võib-olla jõutreeninguga natukene üle forsseeritud, aga ma arvan, nüüd on ta juba piisavalt tugev, et saab ka natukene katsetada temaga. Aga vaadates siis seda olümpia-aastat, et siis me püüdsime mitte eriti katsetada, et tegelikult ta oleks terve ja see on siis nagu nii-öelda oleks edu alus, et ei ole mingeid traumasid. Kas see terveks olemine oli see füsioterapeutide abiga või rohkem sinu poolt kavandatud treeningplaanidega kindlustatud? No tema on üks huvitav mees, et ta suudab ilma füsioteraapia abita isegi raskeid treeninglaagrid läbida, et me olime 2 pikas Lõuna-Aafrika laagris ja tegelikult meil ei olnud füsioterapeuti kaasas. Füsioterapeudiks on siis kõigile tuntud see, ma ei tea nüüd, mis ta on, enesemassaaži rull, pluss siis tegelikult mitmed sellised venitusharjutused ja ta suutis enda lihaseid hoida kontrolli all siis läbi siis sellise väikese venituste treeningute enese siis selle nii-öelda rullimisega seal. Ja eks see põhjus on ka selles, et need vahendid ei olnud piisavad, et kaasata füsioterapeuti igale poole ja Eestis oleku ajal ta siis käis, aga ta nagu ei vajanud seda väga tihti, et võib-olla järgmisest tsüklist tuleb selline tõhusam abimees appi võtta, et ta oleks ikkagi
nii-öelda rohkem nagu ennetuslikul põhjusel olemas, et mitte just võib-olla sellepärast, et tal on selline lihastüüp, et treeningutega läheb kangeks. Kas on selline abimees silmapiiril juba, keda palgata, võtta või ega see lihtne ei ole vist leida? Tähendab, üks füsioterapeut, kelle juures ta käib, on statsionaarselt siis Tallinnas elab, et ei oska öelda, praegu ei olegi veel paika pandud, et kuidas edasi liikuda, nagu mainisin, et siis lähiajal võib-olla tuleb see meeskonna koostamise periood ja siis läbi arutada ka see vajadus. Aga eks võib-olla paar meest on silmapiiril, kes võiks need olla, aga ma arvan, et see peab sobima ka sportlasega ja et ei ole ainult selline minu nägemuse järgi, et kes võiks see olla. Kui sul oleks avaramad finantsilised võimalused, et kutsuksid sa veel kedagi oma meeskonda? Et Gerdil oli ju nii tehnikauurijad ja muud mentorid, nõustajad ja ka internetilehe arendajad ja nii edasi, nii edasi. Noh, eks seda näitab aeg jah, et keda nüüd kaasata, et ma tahaks kuulata ka sportlase enda nägemust ja siis selle põhjal hakata nagu ise välja pakkuma, et mis võiks olla parem, et ma usun kindlasti, et praegusel momendil on see olnud ainult nii-öelda tandem ja siia oleks vaja lisajõudu juurde, kui minna ründama seda kõige kõrgemat eesmärki. Aga mulle meeldib panna jah, tõesti sportlane ise ka natukene tööle, et kõik ei kuku nagu ise sülle ja tekitada natukene sellist esiteks iseseisvust ja teiseks nagu ka iseseisvat mõtlemist, et ma olen küll abiks ja toeks, aga mulle meeldib näha, et ta ise ka liigutab. Kas Rio olümpiaks ettevalmistuse põhiskeem oli sarnane nagu 2015 siis Pekingi maailmameistrivõistlusteks? Sa ütlesid, et te eriti ei võtnud riske. Kas oli mingi koormuse tõus, intensiivsus, maht, mingeid laagreid rohkem või kuidas see käis? No Peking läks aia taha tal möödunud suvise haiguse pärast ja ei saanud nagu sealt otseselt mingeid paralleele tõmmata. Küll oli paralleele tõmmata talvise ettevalmistuse osas, kus siis tegelikult 2015 talvine treening läks päris hästi ja ta heitis juba vara kevadel 66, võitis talvised Euroopa karikavõistlused ära, aga Pekingis ta oli omadega läbi ja oli nagu taastumas haigusest, aga ei andnud head ettekujutust, et mis iganes me tegime selles lõpufaasis nagu MM-iks valmistudes, siis see ei kajastunud nii-öelda haigusest räsitud kehas. Aga see nüüd 2016 hooajaks valmistudes, siis me tegime teatud osa sarnaselt talvist treeningut, küll lisasime teise Lõuna-Aafrika laagri sinna juurde ja suvi läks peaaegu planeeritult, kuigi EM-il ta minu arvamist mööda oli ka konkurentsis, medalikonkurentsis, aga kuna ta ei realiseerinud ennast seal, siis see, ma usun, oli nagu kasuks selles mõttes, et ta oli väga fokusseeritud olümpiaks ja ei olnud mingisugust sellist meediamulli ei tekkinud tema ümber enne seda, kui siis nii-öelda olümpiad, EM-i järgne ja olümpiaeelne, et see oli nagu väga hea, ma arvan, tuli kasuks.
et nüüd olümpiajärgselt ta tunneb, et mis see siis endast kujutab, et kui sa oled igal pool huviorbiidis ja siis ma arvan, et ta on selles faasis veel, et iga tiitlivõistluste tsükliga ta alles areneb ja hakkab rohkem ja rohkem tunnetama ennast oma nii-öelda kehaga tippvormis ja see areng peab jätkuma samamoodi aasta-aastalt. Kuidas Martin on, et väliselt tundub selline natuke nagu endasse sulgunud ja mitte eriti kiiresti närvi minev, nagu sa ütlesid ka, et kuidas tal see võistlustel on see närv, et Rios sai ta, kui ma õieti mäletan, 10. edasi, et oli see sulle kui treenerile närvisööv kvalifikatsioonivõistlus või vaatasid, et kindel? No eks ta natukene, raske mul endal närvi minna seal, et ma arvan, et ta oli selles mõttes heas seisus, et ta oli teises grupis, et kui oleks esimeses grupis sama tulemusega jäänud, siis oleks olnud pikk ootamine, jah, just nimelt närvesööv, aga kuna ta oli ise seal teises grupis ja umbkaudu oli näha nagu, et kas saab edasi või ei saa, et siis selle võrra oli lihtsam ja see lõppvõistlus, mis olid kohe järgmisel päeval, see oli järgmine või ülejärgmine päev, et ei olegi praegu meeles, et oli parasjagu, et me olime nagu kõigeks valmis, et oleme 5 päeva järjest treeninud tugevalt ja üle päeva, et mis iganes nagu see formaat on, et kas nii-öelda nagu seal oli, et hommikul on finaal ja ka selleks valmis, nii et noor mees, et saab nii-öelda eksperimenteerida tema peal, et võib-olla vanemat meest on raske nagu juba väntsutada, aga võib öelda, et jah, õnneks keegi ei üllatanud kvalifikatsioonis samamoodi nagu lõppvõistlusel ja sai edasi ja sai sellise väärt emotsionaalse kogemuse finaalist. Noor mees, Martin Kupper on praegu 27. Noor mees kettaheite mõistes või selles mõistes, et ta on vähe erialast treeningut teinud? Ma arvan mõlemat, et 27 meil on küll kettaheites juba mehi, kes 25 on väga küpsed ja heidavad kaugel, aga ka tema puhul võib öelda, et ta on selline hiline küpseja ja esiteks siis ketta mõistes ta on noor ja teiseks on ta ka treening aastate poolest noor, kus ta on fokusseerunud kettaheitele, et tegelikult alustas tõsisemaid treeninguid peale armee lõpetamist. Millised on sinu kui treeneri võimalused võistluse ajal siis sportlase, ütleme siis Kupperi enesekindlust tõsta, et kui sa näed, et tal ei tule kas või kvalifikatsioonis esimene katse ei tulnud välja, on sul mingid omad võtted, mis aitavad, et ta läheks teise katse kindlamad ja mitte ei läheks niivõrd närvi? Eks neid tegelikult treeningul me rõhumegi väga palju sellele, et see esimene katse oleks aktsepteeritav ja piisavalt hea, et mille pealt juba saab muretult nii-öelda lausa 6 katset saada. Aga alati jah, see tõesti välja ei tule, et õnneks on nüüd viimased tiitlivõistlused olnud sellised, et mõeldakse ka treenerite peale ja treenerid saavad suhteliselt lähedale võistlusareeni äärde, et sportlasega suhelda võistluse käigus. Ja ma tahaks loota, et on olnud minust abi seal tribüünil, et kui ma teen siis
miimikat või kätega selgeks ja vahest ka jõuab üle kisada sellest staadioni melust, nii et ta on ka peale ebaõnnestunud katset rahulikuks jäänud, et selline liigutuste stabiilsus on juba suhteliselt hea, et see lisab seda usku, et see oli nii-öelda ebaõnnestunud katse järel, et see on lihtsalt üks näpukas. Mitmed pallimängutreenerid on öelnud, et kui esimene poolaeg ikka ebaõnnestub, siis duširuumis ma ikka annan kõigile nii, et tolmab. Et milline treener sina oled, et kui seal võistluse ajal, kas sa oled seletav, sõbralik või kuri ja karjuv? Mis variant töötab? Ma arvan, temaga töötab see, et seletav, et samas vahest on tulnud talle ka meelde tuletada, et ta nii-öelda võistleb, et võtab seal rahulikult, longib siia-sinna, vaatab ringi, istub, et võistlus on ju väga lühike, et ütleme, kui seal finaalis on ainult 12 meest või lausa 8, lõpuvõistlusel 12 meest, finaalis 8 meest, et ei ole aega nii-öelda niisama seal mökitada, et tuleb korra läbi mõelda, et mille peale järgmisel katsel fokusseerida ja tegelikult ka kas venitusharjutused või väiksed sellised soojendusharjutused, kiirendusharjutused tuleb enda keha hoida töös, sest ta on selleks ju valmis, et kui kas või seal Aafrikas 40-kraadise kuumuse käes on treeningud 2,5–3 tundi pikad, et see väsimus nagu otseselt peale ei tule, aga samas kui sa vajud omadesse mõtetesse ja ei ole katsele minnes maksimaalselt valmis, siis tekibki väike paanika. Nii et selles valguses ta on kõvasti muutunud, et tihtipeale vaadates möödunud ja ülemöödunud aastat, siis ta kui nimi oli juba tablool ja aeg käis, siis talle sajas rõivast maha. Ja nüüd on siis nagu see, et tegelikult tal on juba ketas käes, kui ta nimi sellele tabloole ette tuleb, nii et väike edasiminek on toimunud. Tubli treenerid. Viimaste aastate jooksul on Martini tase tõusnud selgelt sinnamaani, et ta on võimeline igal võistlusel Gerdi edestama. Annab see Martinile indu või pärsib, teeb ta närvilisemaks, kui nad koos võistlevad? Ma arvan, et ta on seda tüüpi mees, et ta ei tahaks enam Kanterile kaotada, aga paraku see, kuidas öelda, suhtumine või võistluseks ettevalmistus ei ole alati siin mitte nii väga tähtsatel võistlustel olnud nagu primaarne, et ka seda ma olen talle nii-öelda õpetanud või maininud, et sa ei pea olema igaks võistluseks 100% valmis isiklikku rekordit heitma, et hoia ennast ja tegelikult jah, mõningaid võistlusi ta on võtnud natukene kergemalt ja ma arvan, et Gerd on hoopis teist tüüpi sportlane, et kui ta võistlusringi tuleb, siis tal adrenaliin lööb lakke ja ta tahab iga hinna eest võita, et tänu sellele on olnud neid üles-alla kõikumisi, kord üks peal, kord teine peal, et aga ma arvan, see duell tuleb veel järgmisel aastal ka kasuks, sest et väga kergelt need võidud ei tule, et ikkagi ainult siis, kui ta on ise valmis ja väga nii-öelda ka tahab seda. Et loodan, et järgmine aasta Gerdi tase tõuseb, et oleks kodust konkurentsi nii-öelda, mis aitab nagu ka sellele kaasa, et siis maailma tasemel mõlemad mehed heidaksid kaugemale.
Ma mäletan, et juuli alguses Euroopa meistrivõistluste ajal Amsterdamis sa ütlesid, et Cooperi põhiprobleem Rioks valmistumisel on see, et ta oma võimsuse saaks heitetehnikasse suunata. Et kui nüüd võrrelda ettevalmistuse kahte külge, kehaline ettevalmistus ja tehniline, et siis sa näed, et arenguvõimalus või vajaka jäämine on eelkõige tehnilise poole pealt. Jah, ma arvan, et ta tehniliselt läheb järjest paremaks ja paremaks, aga just nimelt tänu sellele, et ta on nii vähe aastaid ketast heitnud, siis tal ei ole vöö vahel isegi 100 000 heidet, et selles mõttes on veel pikk tee minna ja mõned sellised stereotüüpsed vead on sees, et mida võib-olla kõrge närvipingega või siis ka kehaliselt mitte 100% valmis olles ikka esile tuleb ja kuna see on selline mitte selline monotoonne, ma ei ütleks sõudmise kohta monotoonne, aga ikkagi selline ühes rütmis liigutamine, et kus sa iga katse ei pane nagu maksimaalset pingutust sisse, siis see paratamatult see heide, mis sekund-poolteist aega võtab, et seal tehniliselt õieti sooritada, siis selleks peab olema väga heas vormis, lõtvus ja siis ka enesekindlus, et sa ei mõtle igale heitefaasile nagu väga pingsalt, et see peab tulema iseenesest välja. See nõuab suurt arvu heiteid ja nagu sa ütlesid, et 100 000 ta ei ole veel ära heitnud. Kas see tähendab, et tulevik, ütleme nüüd Tokyo olümpiaks valmistumine on suuremahulised treeningud või mõlemad plaanid tõsta nii treeningmahtu kui ka treeningi intensiivsust, et see ketast lendaks ka siis igale heitele hästi kaugele? No ma arvan, et heidete mahtu tuleb kindlasti tõsta, et saaks nagu seda õige heite vilumust nagu rohkem, aga see protsentuaalsus et on piltlikult öeldes, kui vaadata seda aastat, siis kui ta isegi oleks 50% jõudnud selles, et aktsepteeritav heitetehnika, siis tegelikult seda tuleb tõsta 90 ja plussini, et kus väga suuri kõrvalekaldeid ei ole, et seda tuleb saavutada läbi mahu ja väikese intensiivsuse kõigepealt ja siis tõsta intensiivsust ja et siis ka kõrge intensiivsusega ehk siis pea maksimum heitevõimsusega tuleksid ilusad heited välja ja üldiselt on iga-aastane selline keskmine kõvasti tõusnud, et ilmselt tuleb ikka tasapisi see teekond läbida. Oled sa mõelnud ka, et kui lähete Tokyo olümpial kulla järgi, et mille poolest või kuidas te konkurente edestate? Kas Martin on lihtsalt andekam, paremate eeldustega, sina oled lihtsalt parem treener kui teised treenerid, paremad abimehed on teil, mis võiks olla need võtmepunktid? Jällegi on siin väga palju nüansse, et tegelikult peaks olema kõikides nüanssides loodud maksimaalsed tingimused ja nii täpselt sportlasele kui ka kogu meeskonnale ja iseenesest ma arvan, et parandamisruumi on nagu väga palju, aga alati ideaalsete tingimuste loomine ei anna tulemust, et tal on reservi nii tehniliselt kui füüsilise treeningu poolest, et samuti ma mainiksin, et kuigi ta võib olla enda arvates väga tugev
mentaalselt, siis ka seda külge tuleb arendada, ma arvan, et tegelikult kõiki nüansse tuleb üksipulki läbi võtta ja uued kõrgemad eesmärgid seada ja siis õnneks on 4 aastat aega, et seda nii-öelda ellu viia ja katsetada erinevaid asju. Kui sulle luuakse vajalik keskkond, finantstugi, oled sa valmis ainult treenerina tööle hakkama selleks, et Tokyos olla väga edukas? Raske öelda, sest Kalevis on asjad jõudnud ka teatud määral sellisesse huvitavasse faasi, kus võib-olla auditoorium on ka kuulnud, et Kultuuriministeerium ja Tallinna linn on valmis Kalevi staadionit rekonstrueerima, et jube raske on sellises seisus nii-öelda ära minna, kus tegelikult palju tööd on tehtud selle eesmärgi saavutamiseks ja samuti ka seltsi enda areng, et võib-olla kaasata rohkem vahendeid selleks, et seltsis on, Kalevi seltsis on tegevused suuremal määral toetatud ja mul on lihtsalt rohkem vaba aega selleks, aga me peame seda kindlasti leidma, sest praegusel momendil on Martin sinna jõudnud läbi selle, et tal ei ole kogu aeg treenerit kõrval ja arengut on siin vallas nagu ka samuti väga palju. Et just nimelt pidevalt, ma ütlen ka seda, et üks asi on see, et treener on tehnikatreeningutel kohal, aga need korrad, kui ma käin ka jõutreeningutel kohal, siis ma tahaksin näha, et kuidas kang nagu nii-öelda liigub ja dünaamikat sellel ja nii edasi, et ka seal kaasa rääkida, sest et jõutreening ja raskuse liigutamine ongi see eesmärk, et kuidas siis nagu lõpuks vahendid kergeks teha ja plahvatama panna, nii et mõlemal treeningul on vaja rohkem kohal olla. Seega, mida kõrgemale tasemele sportlane jõuab, seda enam vajab ta treeneri tuge? No ma arvan küll, et selles mõttes, et ma enda kogemusest ka nii palju ütlen, et kuigi mul oli siis 2 treenerit, et Ameerikas treener ja oma isa, siis ma väga palju trenne tegin iseseisvalt ja nagu ma mainisin, oligi väga hea, et ei olnud kõrval võib-olla seda inimest, kes sul iga katse eel siis midagi juurde sopsutab sinna mingeid asju, et tee nii ja tee naa, et läbi oma tunnetuse nii-öelda on hea edasi minna, aga ma tunnetan, et Martinil on veel sellele tasemele jõudmiseks ikka astuda mõned sammud ja vajaks nagu rohkem tuge, et tuleb lihtsalt leida need võimalused. Ja selline sama küsimus, et kui sa näed mõnda head 14 aastat pikka tugevat poissi, mis sa talle soovitaksid või kas sa kutsuks oma trenni, et tulevane võib-olla ka olümpiamedalist või olümpiavõitja? Ma saadaks ta Reeda juurde. Ta on heades kätes siis. Sõudmine ka vajab neid, aga loomulikult oleks hea, kui Reet paneb korraliku põhja alla ja siis saadab täiskasvanuks saades ta tagasi minu juurde. Seda vist ei juhtu. Meil on kettaheitjad väga tugevad sõud ergomeetril, nii et üks täiendab teist ja ma arvan, et miks mitte.
On sul veel mõni mõte või soovitus ütleme noorsportlastele, ka noorte treeneritele, et mis on nagu oluline, mida peaks järgima, vaatama, mõtlema, et sportlane tippu jõuaks? Mina olen alati seda meelt, et tuleb nii-öelda targalt treenida, vältida vigastusi, ülekoormusi ja eriti veel noorte treeneritele, et samm-sammult astuda, et ma tihtipeale näen sellist asja, et tahetakse väga kiiresti tulemust näha ja võib-olla see, et mitte ainult kergejõustikus, vaid ka siis sõudmises oli siin just juttu, et noorteklassi medalid ei maksa mitte midagi, kui me tahame nii-öelda lõpptulemust näha olümpial või MM-il või EM-il ja treenime targalt ja õpime ise juurde ja kasuks tuleks võib-olla ka see, et oma kogemus on nii-öelda edasi anda ja lapsed peavad armastama sporti teha, mitte nii, et tulevad trenni raske olekuga ja see on nende jaoks katsumus, et igal inimesel on nii-öelda taustsüsteem, ka lapsel on see taustsüsteem, et mis on see koolielu neil, missugune on see kodune elu, et individuaalsus ka natukene nii palju, kui seda on võimalik teha, et oleks aega individuaalselt läheneda lapsele ja et ei oleks võib-olla need kõige tähtsam see, et 100 pearaha saada, et pigem ikka nii palju, kui on võimalusi neid võtta, et kõigile ikkagi pühenduda ja siis nad ei jookse trennist kuhugi ära järgmisse trenni ja tahavad sporti teha. Sul on väga sportlik pere, et kas sinu lapsed on ka tulevikus kettaheitjad? Ei tea, ei pea olema, et vanem tüdruk praegusel eluetapil otsustas maadlust hakata tegema ja tahab vist klassis kehtestada ennast. Poisid kardavad teda juba tasapisi, aga noorem tüdruk, tema on selline peenemat sorti, et meeldib joosta ja võimelda ja eks aeg näitab, et kuhu välja jõuad, aga sportlikud on mõlemad. Aitäh sulle, Aleksander Tammer! Aitäh!